Ai, tere! Mis on haldusteenus? Las ma räägin teile, kuidas Arem haldusteenust pakub. Ma viin teid kurssi meie haldusteenuse ABC-ga. Mul on hea meel tutvustada seda teile, vaatame programmid üle ja kuidas meil asi käib. Lähme asja kallale. No nii, ma siis selgitan, kuidas meil see haldusteenus välja näeb. Me kasutame selleks 4 programmi. Me kasutame nii-öelda oma päevikuid, ehk siis logiraamatut. See on meie oma tarkvara, mille me oleme üles ehitanud. Siis me kasutame digimaja korteriühistute raamatupidamiseks ja dokumentide hoidmiseks, arveldamiseks ja teadete väljasaatmiseks. Me kasutame WhatsAppi elanikega suhtlemiseks ja muidugi ka Gmaili e-mailide saatmiseks. Me kasutame tavaliselt 2 ekraani, sest me toimetame väga efektiivselt. Lähme esmalt digimaja programmi. See on elanike vaade. Ma võtsin ühe ühistu lahti, kus mul on korteri omand, seega ma saan seda teile näidata. Esmalt on siin teated on olemas, veeneidud, arved, andmed, ühistu raha ja dokumendid. See on põhiasi, mis tegelikult korteri omanikul on vaja teada. Hea on see programm ju sellepärast, et näiteks kui tuleb uus korteri omanik, siis ta saab koheselt, kui me andmed ära muudame, ülevaate tema korteri ja ühistu asjadest. Et ei ole ta täiesti nagu tundmatus ja pimeduses, vaid kõik teated on tal olemas, kõik vanad arved on olemas, vanad näidud on olemas, dokumendid on olemas ja ta saab ka tutvuda eelmiste aastate ühistu rahaasjadega, mis on nagu super asi. Et tegelikult ma ei tea, kui palju tänapäeva korteri omanikud seda hindavad, aga see peaks olema nagu kõige olulisem üldse, et korteriühistu raamatupidamisprogramm, iseteeninduskeskkond oleks läbipaistev ja niivõrd selge. Aga vaatame korra siit üle. Siin on näiteks teated veekatkestus, mis on 29. september saadetud, korstapühkija. Näidud, ma saan siin kohe näitu esitada. Mis on hea selle programmi puhul, on see, et kuu lõpus tuleb inimestele e-maili teavitus, sisesta veeneid, mina vajutan sisesta ja kohe ma olen oma korteri nii-öelda lehe peal, ilma et ma peaksin sisselogimist tegema. See genereerib nii-öelda unikaalse lingi, mille ta saadab korteri omanikule, kus ta ei pea sisselogimist tegema, vaid lähebki oma lehe peale, esitab oma andmed. Ja kui tuleb nii-öelda e-maili teavitus korteriühistu asjadest või meeldetuletusnäidu esitamiseks või siis üldkoosolek, siis ta saab selle sama unikaalse lingiga oma iseteeninduskeskkonda ligi ja saab juba tutvuda ka teiste oluliste andmetega. Siin on siis selle korteri esitatud arved ja maksed. Ka ajajoon on siin ilusti visuaalselt on välja toodud. Siin on korteri andmed. Siin on nii-öelda tulud ja kulud. Tulud on siis see, mis korteri omanikud maksavad korteriühistule. Kulud on nii-öelda need arved, mis korteriühistu maksab välja. Seega me võime siit minna ajaloost väga kaugele. Me oleme seda programmi aastast 2019 kasutanud. Võtame 2024 juulikuu. Haldustasud olid 104 €, mis me kokku kogusime. Prügivedu oli 25,84 €, mis me kokku kogusime elanike käest. Külma vee 79 €, intressi tulud 2 senti ja siin on hästi välja toodud ka, kuidas nii-öelda tulud, mis me elanikelt kogusime, jaotusid 50% on haldustasud, 38% on külmvesi. See on väike ühistu, 8 korterit.
Siis on kulud, mis on super. Kõik arved, mida me programmi lisame, on reaalajas nähtavad korteri omanikule. Juulikuus, mille eest korteriühistu maksis? Pärnu vesi oli 79 eurot, 64 senti, rakendusseelis 25,83, pangateenused 2 ja haldusteenused siis 179,65. See siis ilmselt koos niitmisega. Nii et reaalajas korteri omanikel on hea ülevaade. Siis samamoodi dokumendid, mis siin kõik korteriühistud puudu on. Koosolekud, lepingud, arved, aktid, info, aruanded, graafikud. Mõndades ühistutes on veel kindlustussertifikaadid. Siin koosolekud, kõik on olemas 2021. Lepingud, arved, aruanded. Kõik vaja minev on olemas ja muidugi siis halduri info. See on elanike vaates, see on 3 keeles. Vene keeles samamoodi finants. Seda programmi, see on sama programm, aga see on meie halduri vaates. Seda kasutame meie töö tegemiseks. Siis räägime korra WhatsAppist. WhatsApp on selline geniaalne lahendus, kuidas me muudame midagi väga tehnilist tegelikult kaasaegsemaks, et me soovime dialoogi pidada igal ajal, me oleme avatud arutlemiseks probleemide üle ja lahendusi otsima igal ajal, mitte ainult kord aastas, mida tavaliselt haldusfirmad teevad. Saame kokku, arutame, mis me see aasta teeme, paneme majanduskava paika ja palun ära meid see aasta rohkem tülita. Kui sa tülitad, me saadame sulle majanduskava. Nii, me ei ole sellega arvestanud, räägime järgmine aasta. Meil on koosolekud praktiliselt iga päev. Iga päev võib korteri omanik esitada oma ettepaneku. Me soovime asfalteerida selle tee ära. Mul on üks ettepanek, see prügimaja võiks saada vahetatud nii-öelda laudis. Vundamendi võiks üle värvida. Igal ajal me peame arutelu. Kui enamus, me saame ka hääletusi teha, siin meil on üks hääletus tehtud, poolt vastu. Kui me saame nii-öelda hääletuse tulemuste järgi saame teada, et korteri omanikud tahavad ja toetavad seda ettepanekut, siis me teeme kirjaliku hääletuse juba programmis. Lihtsalt vaatavad hinnapakkumist ja teevad hääletuse. Kõik on mugav, kõik on läbipaistev. Aga meil toimuvad koosolekud iga päev. Iga päev on korteri omanikul võimalus püstitada küsimus, arutelu, arutada halduriga ja leida asjadele lahendus. Iga päev koosolekud. Sellist asja sai kohta igal pool. Ja e-maile ma ei hakka tutvustama, kuidas me siin e-maili kirjutame, e-maile vastame. Et see on ilmselt kõigile arusaadav, aga lähme nüüd natukene meie erilise programmi juurde, on nii-öelda meie AREM-äpp. Vabandust. See on nii-öelda meie enda poolt tehtud rakendus. Ja siit võtame näiteks selle sama Riiamaantee ühistu lahti. Ja siin me näeme erinevaid päevikuid, erinevaid logisid. Avarii, fassaad, kanalvesi, katus, kelder, kindlustus, korstapühkija, pööning, prügi, suur jää sissesõit, territoorium, üldkoosolek. Kõik asjad, mis puudutavad maja asju, me paneme siia kirja. Tuleb päring, kirjutame üles päringu informatsiooni, et me saaksime siis vastata nendele asjadele. Iga ülesanne saab oma tähtaja ja ma kohe näitan ka, kuidas need ülesanded ei unune meil mitte kunagi ära, meil on omaette lihtne süsteem.
aga siia tuleb kogu informatsioon, mida korteriomanik muidugi ei näe oma digimaja programmis, aga see on meie nii-öelda köögipool. See siin, meil on päevikud. Ja mina, kui tulen tööle, mina võtan minu ülesanded. Ma vaatan, et mul on 45 ülesannet tänaseks, mitte tänaseks 45 ülesannet, mul on üleüldse 45 ülesannet. Need ülesanded on planeeritud kuni 2026 aastani. Ja täna ma keskendun põhimõtteliselt 4 ülesandele. Siin on üks ühistu Vändras, üldpostkasti kontrollimine, siis on üks ühistu Sindis ja Pärnu linnas on üks ühistu. Need on need asjad, mis ma pean täna valmis tegema. Mitte miski ei jää tegemata, mitte miski unun ära, sellepärast, et meil on oma tähtaeg. Kogume andmeid, lahendame asjad, telefoni, e-kirja teel, sulgeme piletid ja siin on mul kõik suletud, ülesanded, suletud piletid. Siin on mul avatud piletid, mitte miski ei jää lahendamata ja niimoodi peakski üks hea haldusteenus toimima. Pidev suhtlemine elanikega ja viimase peal päevik logisüsteem.